Küsimus sissejuhatuseks kõigile, et me tegelikult ka täna nendes ettekannetes kuulsime erinevatest meetmetest ja erinevatest tegevustest, mis mulle tundub on nii-öelda vähemalt seni tegelikus elus mõjutanud rohkem seda intensiivse karjakasvatuse või põllumajanduse poolt ja võib-olla pigem isegi negatiivselt mõjutanud sellist, on see siis karjakasvatuse pärandit või traditsioonilist karjakasvatust, kus keegi nimetab, aga sellist väikeettevõtluse poolt loomulikult koos üldise majanduse arenguga. Aga teeks sellise sissejuhatuse, et igaüks avaldaks mõtteid, milles riik või milles väljendub riigi soov siis nii-öelda traditsioonilist elu, traditsioonilist maamajandust, karjakasvatust, loomakasvatust säilitada. Et kas keegi oskab või milles väljendub see tegevus, kuidas riik soosib siis sellise tegevuse säilimist, mis aitaks kindlasti siis nii poollooduslike koosluste säilitamisele ja taastamisele kaasa, kõigele sellele, mis me täna siin rääkisime, mis on vaja teha, mis on väärtuslik, aga võtaks intrigeerivalt, et aga mis siis tegelikult selle jaoks tehtud on ja mul on ettepanek, et ärme räägi rahast, eks ole ju, vaid nii-öelda kõigest muust alustuseks, et raha on alati vähe ja seda ongi tegelikult vähe. Ükskõik, kes soovib esimesena. Ma alustan siis sellest, et kui nüüd vaadata tagasi, kuidas see poollooduslike koosluste hooldamine on käivitunud Eestis, siis 90-ndatel see mõte, 90-ndate alguses see mõte hakkas nii-öelda välja loksuma, et see on väga oluline, et need pärandmaastikud ja eriti siis niidud, mis on väga liigirikkad, vajaksid võib-olla toetust. Ja olles siis tollel ajal olnud seal juures, kui Matsalus neid asju mõtlema hakati, siis eks see Matsalu tolleaegse looduskaitseala administratsioon oli ka üks osa riigist, kuigi ta ei olnud otseselt ministeeriumi sees, vaid ka ikkagi riigi jaoks töötavatest inimestest koosnes. Siis kindlasti võrreldes sellega on nüüd üle-eestiliselt tehtud väga palju inventuure, et üldse välja selgitada, kus kohas on need väärtuslikud alad, mis vajaksid toetust. Siis Matsal oli tõesti esimene piirkond, kus hakati seda toetust maksma. Alguses küll tuli tõestada ära meie riigi juhtivatele otsustajatele, et selline meetod võib toimida ja me saime õnneks Rootsi WWF-ilt abi ja see näitas, et see asi võiks küll niimoodi toimida, eriti kui seal välismaal ka ju nii tehti. Tol ajal me väga vaatasime, kuidas asjad välismaal on. Ja tasapisi see asi laienes, ka Hiiumaa laiud said väikese toetuse, ma ei mäleta, kas Soomaa sai ka natukene või igatahes esimene oli Soomaa, mis tuli. Ja igatahes aastaks 2000, kui hakati välja töötama üle-eestilist programmi, siis riigi esindajate hulgas oli ka väga vähe neid, kes veel vastu töötasid sellele. Ikka enamus sai aru, et seda on vaja teha. Ja esimene süsteem töötatigi välja üle-eestiline süsteem põhiliselt riigirahade peal. Ja kui me 2004 astusime Euroopa Liitu, siis selleks hetkeks just jõudis suurele osale inimestele aru saama, et tegelikult Eestis on seda väärtust nii palju, et lihtsalt Eesti rahakotiga ei jaksa seda kinni maksta. Ja oligi nagu väga tore asi, et nüüd astume Euroopa Liitu, seal ju ka toetatakse, et me saame kohe sealt tuge ja saimegi. Alguses olid veel asjad väga segased, et see taastamine ja hooldamine selgus ikkagi vahepeal, et bürokraatia seal Euroopa Liidus on ikka täitsa hullumeelne ja vahepeal mulle tundus, et ega varsti astuvad kõik meie inimesed sellest süsteemist välja ja ei taha enam teha. Aga vaata ja imesta, igal aastal tuleb uusi taotlejaid, pindalad suurenevad, et ma ütleks, et riik on proovinud kätt alla panna
süsteem siiski on paljude suurte vigadega, aga mulle tundub, et see Eesti rahva jonn on kõigest üle, et me tahame, et need maastikud jäävad ja see on üks selline imeasi. No praegu siis on lepitud niimoodi kokku, et kõigepealt riigi raha eest taastatakse, ehk siis Keskkonnaamet taotleb KIK-ist rahastuse eramaade peale, RMK siis taastab riigimaad ja kui nad on abikõlbulikud siis selle Euroopa Liidu rahastuse jaoks, siis antakse nad üle PRIA toetusele, siis saab siis hooldaja taotleda PRIA toetusi, et selline süsteem on loodud. Aga proovime kohe pöörata sellele nii-öelda järgmise lehekülje, et mis on need kitsaskohad, mis nii-öelda seda eesmärki, mis nii nagu siin ka täna ettekannetest kuulda oli, on ju tegelikult päris ambitsioonikas selles mõttes, et isegi see 80 000 eesmärk või 40 000 eesmärk on ambitsioonikas rääkimata, eks ole ju, et kui suur see võiks olla, mis siin praktikud ütlevad, mis on need kõige suuremad takistused, mis seda süsteemi annaks parandada, mis võiks olla need ettepanekud, mis peaks jõudma, on see siis reeglitesse või nende tõlgendamisse või praktikasse, mis viiks edasi seda poollooduslike koosluste nii-öelda taastamist ja säilitamist, mis on kõige suurem? Rääkides meie perest, et kõigepealt me oleme väga tänulikud, me ei teadnud pärandkooslusest kui sellisest asjast, mõlemad me ei ole ju maainimesed või tähendab sellepärast, et juured ei ole ju päris maas. Ja meie juurde lihtsalt tuldi ja öeldi, et me vaatame teie maad üle ja loomulikult selle pakkumise võtsime vastu. Ja selguski, et jah, need on taastuvad maad ja pärandkooslused taastuvad seal, et see läks meil kuidagi nagu väga valutult. Aga valus hakkab nüüd, kui iga jõuab sinnamaani, et tunned, et enam ei jõua kõiki asju ise teha, ei suuda ja kui vaadata meie 4 lapse poole, siis nendest paraku ei ole meie töö jätkajad. Ja miks? Sest see koht, kuhu meie kunagi 25 aastat tagasi tulime, on praktiliselt muutunud magamistoaks Tallinna linnale ja kogu see sotsiaalne võrgustik on sealt kadunud. Et üks noor pere tahaks hakata oma elu seal edasi tegema. Ja kindlasti mitte niisugust tööd nagu meie isa, kes praegu teeme veel, et loomakasvatus see on ilmselt niisugusel kujul meie perest küll välja sureb. Et sellest on väga kahju. Ja sellepärast, Martin, ma saatsin ka selle küsimuse, et mis on meie riigi soov, et kui maaeluministeerium, et maast ma saan aru, aga täna ma ei kuulnud nagu elust, tähendab inimeste elust või karjakasvataja elust. Ma nagu ei kuulnud mitte ühtegi sõna, et isegi see, et mis mõju on nende pärandmaastike taastamisel, siis oli, et maastikud on ilusaks muutunud, vaated on ilusaks, aga kas elu sinna säilib või elulaad on muutumas, et seda ma nagu ei kuulnud. Et jah, minu mure on selline, must mure ta veel ei ole, veel jalg tasub, aga ja väge on ka, aga samas niisugust helget tulevikku nagu sellel, et need saedalupõllud, mis kunagi võssa kasvasid, me nad sealt välja raadasime, et ma kardan, et need lähevad kunagi tagasi kindlasti. Siit võiks võtta selle märksõna, kuidas kõnetada selle teemaga järgmisi põlvkondi. Jah, ja inimene ju tähendab, sa ütlesid, et jah, me oleme jonnakas ja me tõesti oleme jonnakas ja meil on see, et anna tükk maad ja ma töötan ennast surnuks, et see on niisugune labane ja banaalne ütlemine, aga nii ta paraku eestlase puhul on, et me klammerdame selle külge ja see on meie rist ja viletsus, aga jah, et järgmine põlvkond on vist targem või õppinud meie ponnistustest. Võib-olla kommenteeriksin siin juurde, et tookord, kui meie mõtlesime, unistasime sellest, et inimesed ikkagi hakkaksid uuesti karjatama neid, siis mõte oligi selles, et tol ajal, nagu siin päeval ka juttu oli traditsiooniline
karjakasvatus, piimakarjakasvatus ja saigi sisse toodud see lihakarja mõte, et siis oleks see nagu lisatöö lihtsalt, et inimene saaks maal elada, võib-olla arvutis mingit muud tööd teha, aga siis seal juures siiski jääda maale ja oma sellist põlvkondade viisi tehtud tööd jätkata. Et see oli, et teil on nüüd selline, teil küll ka eelmised põlvkonnad on seal olnud, aga te ise tulite linnast. Ja praegu ma näen tegelikult meie piirkonnas seda, et kui inimesed jõuavad juba ütleme sinna kesk- ja teisele poole, siis nad hakkavad ikkagi uuesti maaelust unistama, nii et tegelikult ei ole see veel. Aga ilmselt ei ole nad ikkagi võimelised nüüd alustama karjakasvatust või maastiku hooldust niisuguses mõõdus nagu täisjõus inimesed. Ja samas, võib-olla naudiks ka elu natukene. Enno, sul oli näpp püsti, mulle tundub. Ja ma tahaks ka oma juhtumit natuke kommenteerida. Ma alustasin kuskil 86, tegin esimesed avaldused Loksa kolhoosile. Esteks anti 0,25 maad. Siis pika peale, paari aasta pärast sain ka ehitusloaga ühele poole. Olgugi, et suvila oli juba oma algatuslikult 10 aastat püsti. Ja algus oli väga kena selles mõttes, et kogu see Vanaküla kant oli tegelikult ääremaa ja kogu see elu käiski läbi piimapuki. Et loomad olid olemas, kõik need maad olid hooldatud, et pigem oli küsimus sellest, et kus leida alustajal see maatükk, kust heina teha. Karjatada sai igal pool. Siis käisin Lahemaal, ei olnud mingisugune probleem. Mul lubati isegi 15 hektarit kujundussüsteemi rajada. Kus juures seda sai teha riigi rahaga, maaparandusbüroo kaudu. Aga kuskil 90ndate keskel toimus nagu mingisugune murrang. Ükskõik, mis avaldusega pöördusid Lahemaa administratsiooni poole, said ühe vastuse. Vastavalt plussi paragrahv 32 ei saa seda teha. Ükskõik, mis asi oli, kas tahtsid ehitada, kas tahtsid maad juurde teha, põldu külla absoluutselt kõigile asjadele. Siis kuskil 90ndate lõppu võtsime poistega pundi kokku siin oli Võhma poisse ja Kolgaküla ja tegime Lahemaa maa- ja metsaomaniku seltsi. Ja sealt oligi siis, leppisime kokku Kajaga, et kas ta oleks nõus mind vastu võtma ja käisime siis Penijäl ära. Et see nagu aitas edasi ja kuna loomad olid olemas, loomade müük ei läinud hästi, tuli peale nõukogude aegne pankrotide laine, 5 looma lihakombinaati, lihakombinaat arvas, et neil on seda raha rohkem vaja, mis see talunik ikka sellega teeb. Siis ükskõik viisid puukoorma Kehrasse, seal olid sama jama, et raha meil maksta ei ole. Aga Sanna Potvinkina oli vähemalt nii, aus naisterahvas ütles, et aga ma saan aidata, et leedukad on mulle võlga, pakuvad jõusööta. Ja küll, võtame siis jõusööta. Võtsime vaguni jõusööta puidu eest, mis teed? Läksime siis Kuusalu Siganasse, ütlesime niisugune asi, et teil on sead, meil on jõusööta. Võtsivad siis jõusööda ära, aga raha ikka ei ole. Aga meil on sigu, võtke sigu. Võtsime sealt, viisime amblasse, amblas tehti suitsuvorsti, siis paar poissi ütlesid, hea küll, me läheme Narva ja Ivangorodisse ja püüme selle maha, võt siis saime raha. Aga Tallinna lihakombinatist ei saa. Ja siis tekkis niisugune käega löömistunne, kõik jäi sinna paika Rohijõe rinnuni, kuni sinnamaani, kui
ühel kevadel lihtsalt kulu ajal läks karjakopp põlema. Ei tea, mis asjast. Ja võt siis panin mõtlema, et noh, see aastast aastasse tohutu kulu, mis seal on, et ei ole turvaline. Et natuke jäi paarsada meetrit majast puudu. Et siis tuli see mõte, et tuleb mingid loomad tagasi võtta. Mõtlesin, et hea küll, lihaloomi ei võta. Et võtaks siis hobused, need on vähemalt pikaealised. Ja 2000 alguses saigi hobused ära toodud ja nüüd siis kasvatame oma raskevee hobustega, millega ei ole ka nagu mitte midagi peale hakata. Keegi lihaks ei taha neid Eestimaal. Aretada ka eriti ei saa, sest 2/3 karja lihtsalt ei sobi selleks aretust edasi viia. Küll on interiööris viga, küll on eksterjööris viga. Mida nende hobustega teha ei tea. Üritasime siin siis RMK-ga kokku leppida, et võib-olla saaksime kasutada neid metsatöödel. Aga RMK ei ole nagu tuld võtnud, et sihtkaitsevööndis on igasuguseid hooldustöid vaja teha, et võiks. Et praegu oleme siis neid hobuseid õpetanud seal. Oleme ikkagi metsa vedanud paarile naabrimehele endale. Ja asi toimib, et nüüd ootame siis võimalust õppekava valmis kirjutatud, et vabakavana võiks tudengitele pakkuda siis sellist õpetust. No, loodame, et asi hakkab toimima. See on siis Maaülikooli. Maaülikooli, jah. Panime vaba aineid selle metsandusele, loodusturistidele. Väga tore. Siin on kindlasti praktika on siis suvel või praktika on millal või? Ei, vastupidi ikka talvel. Metsa tehakse üldreeglina. No jah, aga tudengid on talvel tavaliselt Tartus. Nad oli plaanitud jaanuarikuusse, kui on SES läbi ja siis jaanuarikuu lõpp, teine pool oli praegu kaveri. Viimasel ajal küll on normaalne talv on ainult veebruaris. No jaanuari teine pool vast sobib ka. Ja noh, et edasi siis mõte sealt, et tegelikult võiks ju ikkagi seda Eesti Ardenni hobust kasutada ja õpetada ka niisugustele inimestele, kes tõesti reaalselt sellega siis metsatööle läheks. Aga praegu RMK ei taha nagu kaasa tulla, sest temal on ressurss, tal on see maht ja ta võiks nagu midagi garanteerida. Selles mõttes, et see inimene saab jätkuvalt tööd. Erasektori maavaldused, siin metsavaldused mingi 3-5 hektarit, et see ei ole niisugune püsiv, jätkusuutlik tegevus. Aga samas inimesed ju elaksid maal ja toimetaksid ja töötaksid ja elu maal säiliks ikkagi. Rootsis on regionaalpoliitika üks osa ongi ju see, täpselt samuti hobustega tehakse metsa niisugustes piirkondades, kus on nagu raske riigil ligi pääseda. Ja kindlasti riik maksab sellele peale. No, siit me vist jõudsime sinna just selle nii-öelda strateegia puudumiseni, eks ole, et selles küsimuses, mis puudutab väikeettevõtlust maal, sealhulgas näiteks nii-öelda loomadega seoses, võtame selle sama hobuse näite, eks ole, täna ka käis paar korda vestlusest läbi PõKa või põllumajanduse ja kalanduse arengukava, eks ole, kui kõige olulisem strateegiadokument, kes on sellega tutvunud, siis see näeb, et hobune ei ole loom, mis sinna oleks sisse mahtunud. Et seda strateegilist vaadet on siis järelikult võib siit nii-öelda kokku võtta. See on regionaalne poliitika, mis ka otsapidi välja jäi, kuna ressursi rohkem. Aga ma hüppaks teisele poole ja küsiks Kalevi käest, kuna Kalev puutub igapäevaselt kokku selle noorema generatsiooniga, kellest Imbi enne rääkis, et kuidas sulle sealt paistab, kas on seda järelkasvu tegelikult, kellele me seda väärtust loome, mis siin täna ettekannetes ka läbi käis või hoiab? Ma arvan, et seda kasutada ja nautida tahaksid paljud, aga kas oleks teha tähendab, et põllumajandus on lihtsalt selline valdkond Eestis, mis on nagu peretraditsioonidega, et hästi palju neid tudengeid, kes tuleb meil õppima ja jäävad, on tegelikult teist põlve vähemalt
põllumehed, vähemalt isad on ka, et see on nagu üks omapärane, uusi tulijaid on hästi vähe, võib-olla, ma ei tea, 1/4 või veel vähem. Ja ma olen ka tegelikult mures, et ma arvan, et riik on teinud päris õigeid otsuseid, et toetanud igati poolloodusliku koostöö taastamist ja hooldamist, igasugused loomade ostmistoetused, et kui nagu see 5 aastat, 10 aastat mööda läheb ja üldist muud toetust, kuidas realiseerida, kuidas tappa loomi ja neid nagu ei tule, et siis nad pettuvad paratamatult, neil on see lepinguline kohustus 5 aastat, et see on nagu praegu tulega mängimine, kui see asi nüüd ebaõnnestub, et siis võib tabada niisugune korralik, samasugune krahv nagu 90. aastatel, kui paljud hakkasid taludega pihta, aga siis nägid, et asi on ikka päris keerukas, et see suur Eesti on jah, vist kõige enam intensiivistunud põllumajandusriik, eks ole, kui võtame piimatoodangut, eks ole. Kogu oli teine, jah. Teine juba, see on 3. Eelmise aastat saab teine. Jah, et see on meile läheb ikka ääretult intensiivseks, et siin see väike tegijatel, et ma isegi ei tea, mis on praegu nagu see piimalehmade arv, et olla majanduslikult tasu, tähendab, et palju peab olema, tähendab, et kuna oli 20, see on 40 ja nüüd on, ma ei tea, kui palju peab olema. 100 võib-olla jah. 100 ikka loetakse praegu juba väiketootjateks sellisteks poolenisti perspektiivituteks piimamiseks. Ma ei oska teada, kus see piir praegu. Aga lisaks sellele, kogu üks veest ära ütleme, et aga kui poolloodusliku koostustega on tõesti, ma arvan, üllatud hästi läinud, et kuigi me ei ole seda eesmärki veel täitnud, et minu nagu mure on see, et poollooduslik koostöö on üks osa maastikest, et me ei ole nagu seda tervikpilti suutnud luua ja seda toetada, et see sama kõrge loodusväärtusega maastike meede, mis pidi tulema, seda 10 aastat tagasi juba räägiti, et see ei realiseerunud ikkagi ja kunagi Eestis, see oli 15 aastat tagasi, kui tehti maakonna teemaplaneeringuid, siis oli, kus määrati siis roheline võrgustik ja väärtuslikud kultuurmaastikud, see oli algne idee, et määratleme need väärtuslikud kultuurmaastikud ära, vastavate kriteeriumite järgi, teeme igale alale korraliku maastikuhooldusplaani ja siis leiame põllumajanduskeskkonna toetusest, et plaan ellu viia, aga see ei realiseerunud, et me tegelikult see poollooduslik koostöö on üks osa maastikest, mitte tervikpilt, et võib-olla see KLV oleks niisugune meede, mis vaatab siis poolloodusliku koostööse koos metsatukkade ja kiviaedade kõikide maastike elementidega. Et seal on esiteks poollooduslikud kooslused on kõige olulisem, aga tõesti ikkagi ainult osa sellest kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaast, seda esiteks. Aga teiseks ei maksa ka seda unustada, et meil ju praegu see toetus on ainult sellele, mis on kaitsealune see toetus, mis on jällegi tõepoolest nii-öelda parimad, suurimad on kaitsealadel, aga seda enam seal veel väiksem osa kogu sellest kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaast. Kõige olulisem vast küll, aga ikkagi tervikust ainult osa, et esimese asjana tuleks hakata nii-öelda analoogilist toetust, nagu praegu on kaitstavatel aladel maksma ka väljapoole. See on olnud kogu aeg nii-öelda haldussuutlikkuse taga, alguses ei tahtnud seda ka keskkonna pool, aga kui Keskkonnaministeerium lõpuks nagu oli nõus, siis ikkagi Maaeluministeerium või tollane Põllumajandusministeerium uues makis viimasel hetkel jättis selle ära, kuigi alguses olid nemad täitsa päri, siis oli Keskkonnaministeerium algas vastus, kui Keskkonnaministeerium oli nõus, siis korraga enam ei olnud Põllumajandusministeerium huvitatud. Ja teine asi on see, et kuidas mõjutab see kõige suurem toetus, ehk siis otsetoetused, mis on meil praeguse seisudes ühtne pindala toetus ja mis iganes ta uuel perioodil saab olema. Et see praegu sisuliselt kõrge loodusväärtusega põllumajandusmaad ikkagi diskrimineerib, vaatamata sellele, et nüüd osa poollooduslikke kooslusi on toetusõiguslikud, aga ainult osa et see on nagu esimene asi, mis on kõige rohkem puudu, mis uuel perioodil võib minna paremaks, aga ei pruugi ja minu meelest praegu on see hetk, mis selle nimel tuleb tegutseda, on see, et see põhiosa põllumajanduse rahast läheb ikkagi sisuliselt põllumajanduse intensiivistamisele. Isegi kuigi ta teoreetiliselt on just neutraalne intensiivsuse suhtes, tegelikult reaalselt ta teenib intensiivistamist. Ja samamoodi suur osa põllumajanduse investeeringutoetustest, siin on üsna palju olnud ka Eesti enda siseriiklikud otsused,
et on ikkagi läinud nende samade suurte robot või ka karussell lüpsiplatsi lautade, mis on iseenesest, ega mul ei ole midagi hea lauda vastu ja selle vastu, et lehmad ei ole seal lõos, aga see, et kuidagi see nagu iseenesest mõistetavalt seondub ka sellega, et lehmad enam laudast väljas ei käi, et see on olnud ikkagi väga vale otsus. Kui oleks algusest peale Rootsis muide on seadusega kohustatud nii-öelda loomakaitseseadus ütleb, et lehmad peavad saama suvel väljas käia. Ma ei ole kindel, et just seaduse tasemel see peaks olema reguleeritud, aga vähemalt investeeringutoetuste tingimusena võinuks see olla, aga see on nüüd juba läinud raam. See oleks pidanud juba üle-eelmisel perioodil olema, et investeeringutoetustega toetatakse uusi lautu tingimusel, et loomad ikkagi saavad väljas käia. Siis ei oleks lauda normaalsuurus nii hiiglasuur, nagu ta täna on, vaid võib olla mingi mõnisada lehma, sest et seda 1000 lehmise karjamaale ühesõnaga oleks see iseenesest hajutanud mõnevõrra neid loomühikuid aga see on suuresti läinud raam, et see nüüd juba oleks, tagasi pöörata on seda väga raske. Aga kui ma kunstlikult püstitan sellise nagu vastasseisu, et kumba suunda peaks riik strateegiliselt minema, kas nii-öelda intensiivse põllumajanduse nii-öelda täiendava reguleerimisega proovima seda säästlikumaks saada, siis keskkonnakasutuse mõttes, või teistpidi, kui me räägime nüüd PLK-de kontekstis praegu siin, eks ole ju, või pärandkoosluste kontekstis, et või pigem soodustama sellist väikeettevõtlust või seda tüüpi, mis juba oma iseloomult ei ole nii keskkonnaintensiivne ja ei jõuagi sinna, eks ole ju, et kumb oleks nagu õigem suund? Praegu on väga selgelt, kuigi justkui see, mis intensiivistamist soosib, on olnud turg, aga tegelikult sinna on koondunud ka enam toetusi. Vaatamata sellele, et nii-öelda armastatakse esitada arvutusi, kuidas nii-öelda käibest proportsionaalselt on suurtel ikkagi see toetuste osa väiksem kui väiksematel on ta just suurem. Aga kui vaadata neid üldsummasid, siis seal juba tekib lihtsalt see massiefekt. Et suurtel tootjatel, isegi kui nendel käibest on võib-olla nagu oluliselt protsendi järgi väiksem kui peretalu, aga see üldsumma on sedavõrd suurem, et see annab teatud eelised. Ja teiseks tegelikult alati, kui need arvutusi näidatakse, seal on väikses kirjas välja arvatud investeeringutoetus. Ja ma ei ole ühtegi uuringut näinud, muidega Maaülikooli omadest, kus oleks ka investeeringutoetused seal sees ja mul on väga tõsine kahtlus, aga see on kahjuks ainult kahtlus. Et kui investeeringutoetused ka sisse võtta, siis nii-öelda see osa, mis on toetustel protsendina, ei oleks enam suurtootjatel sugugi niimoodi väiksem, kui ta praegu on väiketootjatel, sest jälle selle sama massiefekti tõttu on neil ikkagi investeeringutoetustele eriti eelmisel sel perioodil, aga eelmisel eriti nagu ikkagi selgelt parem juurde pääsed ja ehk siis ja kuivõrd uuel perioodil ilmselt maaelu arengukava raha väheneb, otsetoetusi tuleb meil juurde ja maaelu arengukava selle võrra kardetavasti väheneb, mis on väga halb suund, pigem peaks maaelu arengukava kasvama, mitte otsetoetused. Et siis kardetavasti see süsteem, kui teoreetiliselt ja justkui retoorika on kõigis nendes uutes õigusaktide seletuskirjades, et nii-öelda hoolitsetakse sellest, et rohkem läheks peretaludele, aga praktika, ma kardan, ei saa seda tegelikult olema. Et jällegi meie asi nii paljukest, kui me suudame seda nii Euroopa Liidu tasemel kui ka Eesti sisest otsustust mõjutada, on selle eest seista, et suhteliselt suurem osa läheks sellele, et säiliks ka väiksed talud, väiksemad talud, et säiliks karjakasvatus ka seal, kus ta kipub muidu ära kaduma. Ja kindlasti ütlen vahele lihtsalt, et kindlasti ka see, mida riik et kumba tootjat ta näeb nagu siis selle strateegilise toidujulgeoleku seisukohalt, et missugune on siis see ellujäämise
mudel nagu, et mida selle koha pealt nagu riik ütleb, et mina ei ole sellest aru saanud ja ilmselt ei ole selle peale võib-olla ka mõeldud. Ja ma arvan, et tegelikult peaks mõlemad mudelit toetama, aga kindlasti meil ongi tegelikult bioloogilised leidud niimoodi erinevad, et meil on kindel piirkond, kus intensiivne põllumajandus, kui arvestada mõne keskkonnanõudeid ka, on igati hea, aga me peaks nagu rohkem diferentseerima ja regionaalpoliitilisi otsuseid tegema, et ikkagi seda väiketootmist realiseerimist toetada, Kas siit võibki teha selle järelduse, et sellistes eritingimusi saab pigem kehtestada piirkondades, kus juba on erinevad eeldused ja näiteks rahvuspargid kindlasti võiks olla üks selline koht, eks ole ju, et kas, kuigi me siin kuulsime, eks ole, ja nägime, et ka pärandkooslusi on väljaspool rahvusparke, aga et kas siis äkki on mõistlikum ikkagi võttagi see suund, et parem, kuidas see juba kevades, eks ole ju, et parem pool rehkendust, aga korralikult, kui üritada kõike ja ei jaksa. Et minu jaoks võiks tõesti need rahvuspargid olla mingi mudelolad, nagu mõnes Euroopa riigis on, et siin katsetada ja proovida ja kui see töötab, siis laiendada muud teise piirkonda ka, ei tööta. Mina hästi ei usu jah selles suhtes, tegelikult meil oli ju ebasoodsad alad olid, eks ole, ebasoodsa alatoetus, mis kadus ära ju LFA, eks ole, mis kadus ära ju selle programmperioodiga ja kadus nii vaikselt minema, et oligi lihtsalt läinud, kohustus jäi, raha enam ei tulnud, tegelikult oli see niimoodi. Ja oli, esimestel aastatel ikkagi tuli meile veel kirjad kohustus, aga raha enam ei tulnud, et sellepärast, et me oleme nii väiksed, me ei suuda seista selle eest, tahame me või mitte, lobi teevad ikkagi suured, eks ole, intensiivpõllumajandus, et see on ju see, mis on, et me võime siin rääkida, mis me räägime, et me ei ole rahul või. Ei, aga võib-olla me mõtleme seda, et see raha ei tule, tuleks regionaalpoliitikast hoopis, see teiselt poolt, mitte me kakle nende suurtootjatega, vaid riik teeb otsus ja regionaalpoliitilise. Ma oleksin täiesti sellega nõus, ma arvan, et see ongi õige. Fakt on see, et siin rahvuspargis elamine tahame me või mitte on kallim, eks ole, et meie külas käib buss üks kord nädalas, meil ei olegi võimalik kuskil siin tööl käia, see on selge, et kuskil tasuta käib vähemalt, jah? Ei, Harjumaa ei jää. Me oleme Lääne-Virumaa, jah. Aga et selles suhtes loomulikult on need väiketalud jäämise jaoks oleks mida iganes vaja teha, aga nad praegu on juba väga paljud ära lõpetanud ja välja surnud, nad ei tule enam lihtsalt tagasi. Et sellest me ei saa silmi sellest kinni panna, et me teeme mingisuguseid meetmeid ja loodame, et inimesed tulevad, hakkavad pidama siin seda 100 lammast või 20 tammlehme või mida iganes muud kanu, eks. Et selles suhtes, et statistika on see, et väiksed need lihaveisekarja kasvatajad lõpetavad. Praegu ikkagi järjest läheb need aina vähemaks, lihaveisekarjad suurenevad, sest 20 lehmaga ei ole võimalik ära elada, mitte kuidagi moodi meie tingimustes. Et siis, kui mina alustasin seda lihaveisekasvatusega, siis me arvasime, et 100 amme on väga hea. Eelmine aasta me jõudsime järeldusele, et 200 amme oleks väga hea, aga me ei jaksa. Et see on nagu selge, et nii palju ei tule. Et tegelikult on nagu keeruline. Muidugi oleks, nii et need meetmed peavad olema teistsugused ja lisaks sellele teada on, et eestlane on ju väga-väga nutikas. Nii kui tulevad siia rahvusparkidesse need omad tingimused, nii ostavad suurtootjad siia kohe oma maad kokku. Praegu on meil võimalus veel seda rentida siin, aga siis kaob ära see tegija siit koha pealt, kaome ära meie ja tulevad teised, kes teevad seda näiliselt. Et see on ju, see on üks variant, et see, kuidas see raha jõuaks nagu tegelikult tegijani, mitte läbi erinevate varifirmade ühtede samadesse kätesse, see on küsimus. Võta ma küsin vahele. Et nagu sa siin ütlesid, et kuni 200, nii saite 200 või 230. Ei, need on loomad, mitte ammed. Okei, et mis see piir oleks, millega siis toime tuleks ja kas see siis oleks juba, mis siis äkki palkad kedagi juurde? Et mis see loomade piir oleks, millega tuleks toime ja kas see, millega see arv sa siis nüüd ütled, kas see oleks siis nagu suur tootmine? Ja ma arvan küll, et sellest tänase päeva mõistes oleme meie kindlasti siin ühed suuremad toetud, eks ole. Arvestades, kui palju maid jääme haldama, aga tegelikult
tegelikult oleme me ikka väiksed tegijad, tegelikult lihtsalt me teeme väga palju tööd selleks, et kuidagimoodi ära elatada, et see on see teema. Ma ei oska seda numbrit sulle öelda, ma võin seda sellepärast, et ma arvan, et rohkem kui praegu mul loomi on, see mõjuks juba väga palju mu oma tervisele ja selleks, et ma saaks töötaja palgata, selleks need peaks olema jälle suurusjärgu võrra rohkem. Et töötajat ei ole palgata. Jah, eks see praegu liigub põllumajanduses on ju võõrtööjõud, eks ole. Sellist varianti olemas ei ole. Me oleme 25 aastat. Poisid lähevad teravilja kasvatusse ikkagi. Jah, seal on. Aga ma tahtsin rääkida sellest, mis meil on käinud lauast lauda, kui me oleme istunud koos ja arutanud, mis meist siis saab. Ja see, et see rahvuspargis elamine on piirangutega, siis seesama, et ma võiksin ilma häbita ja ilma kartmata, et ma mingit seadust jälle rikun oma toodangut ka kodust müüa ja võib-olla ühesõnaga just seadusandliku mingi meede, mis annaks mingisuguseid õigusi kohalikule tootjale siia, väiketootja. Ja see oli ka Stephen Halli, kes luges tema ühe slaidid veel kenasti ja Inglismaal see toimib, olen ise seda näinud, täpselt samuti on Rootsis seda praktiseeritakse, Šveitsis, et Euroopa riikides toimib see asi. Lämmikile see tühi tool oli, eks ole ju veterinaar- ja toiduameti esindaja. Et need inimesed, kas keegi oskaks kommenteerida seda küsimust, see kodune tapmine ja liha väärindamine kuni lõpuni, eks ole ju, me küll nägime siin Keistadit Inglismaalt, mis oli, eks ole ju veel selle edasiarendus, aga põhimõtteliselt kas või see esimene, et miks seda tõlgendust Eestis nii jäigalt, seda nii-öelda euronõuete tõlgendusest nii jäigalt kinni peetakse, et ei ole teist varianti? Ja jällegi ma leian, et meid ei usaldata. Et see on see, et mitte nüüd otseselt, aga kaudselt see kumab sellest ju läbi, et missugust, et kes siis kontrollib või kes siis, me küsisime ka ju selle küsimuse, eks ole täna, ja et aga kuidas siis te tagate selle, et see toit on puhas ja hea ja kedagi ära ei mürgita. Ja, me oleme aastasadu kuidagi sedasi hakkama saanud ja ellu jäänud ja see on nii kummaline nagu, et ma ju tonnide kaupa ei tee seda, eks ole, ja oma tarbeks. Et siin algab muidugi asi ühest üsna lollist või mitte lihtsalt lollist, vaid nagu õige asjaga üle pingutavast Euroopa Liidu määrusest, mis on siis Euroopa Liidu toiduhügieeni on üldmäärus ja siis on veel eraldi loomsete saaduste määrus. Aga ta muidugi ei lõppe sellega, et ta läheb edasi sellega, et Eesti on üks neid riike, kes seda määrust nagu eriti jäigalt tõlgendab. Ja me oleme vintime peale ka keeranud. Jah, et ma olen ise Saksamaal suhelnud lihaveise kasvatajaga. Ta pidi olema ilmselt, see pidi tal olema mingi kõrvaltegevus, sest ta oli mingi 5 või 6 lehma ja pull. Tema pidas siis seda, mida tänapäeval nimetatakse hekkveiseks, mis on siis kunagi 2 maailmasõja vahel sakslased üritasid tarvast taastada, kaks venda hekid, 2 loomaaia direktorit ja siis tänapäeval siis nende seda loomulikult nimetatakse hekkveiseks. Ta on tõesti peaaegu nagu tarvas, ainult oluliselt väiksem. Või kes on šoti veist näinud, siis sellest natuke suurem ja natuke lühema karvaga, aga muidu üsna sarnane ja natuke priskem. Ja tema pidas neid ja siis kõrvamärgised olid kõigil kõrvas, aga ta ütles, et ega nad ennast käidelda ei lase. Siis ma ütlesin, et kuidas siis need kõrvamärgised meil on kõrvas, nutipüssiga peab lähenema. Siis ma küsisin, et mis sa tapamajja saadad ka niimoodi pärast võrdlust. Ütles, et ei, et ma ei saadagi tapamajja, et ma lasen nad kodus maha ja mul on luba, ma lasen jahivintpüssiga maha ja mul on õigus teda oma kodust müüa. Ja see oli Saksamaal, see oli aasta 2007. Ehk see sama määrus, mis meil nagu sellise asja muudab täiesti mõeldamatuks, kehtis ka Saksamaal ja Saksamaal teda tõlgendati niimoodi, et nii sai. See oli täiesti ametlik. Ta ütles, et tal on ainsad sellist 2, ta peab tegema 2 telefonikõne vähemalt ööpäev, enne kui ta hakkab seda tegema piirkonna veterinaarile, kellel siis tekib see ööpäevane aken, et ta tuleb ja kontrollib, kas kõik on korras. Aga kui see veterinaar ei tule selle ööpäeva sees, siis kõik, siis ei pea ta enam teda ootama. Ja teine kohalikule jahirentnikule, sest et mis pauk seal metsas käis, et jahirentnik peab teada. Ja kogu lugu ja Saksamaal oli see võimalik ja
kuivõrd see oli see aeg, mis ma olin selle geoloogilise moodust, Tallinnas asuva geoloogilise moodustuse otsas 4-aastases pagenduses, siis ma piinasin tollast seda ministrit Helir Seedrit pikalt ja pidevalt selle teemaga ja alati 4 silma vahel ta rääkis ja teeme ära ja alati kui ma kirjutasin talle, siis tema ametnikud kirjutasid mulle mingit taas jama vastu. Ja nii see oli, et sellega sai maadeldud väga palju ja täiesti tulutult. Mina osalesin Soome ja Rootsi ja Eesti ühisprojekt No Sheep ja seal oli soomlased siis Soome pool, kutsuti meid siis kõik Soome ja me osalesime lamba tapmise koolitusel, kodus tapmise koolitusel. Õpetati tapma lammast kodus, järelikult aktsepteeritud. Tol ajal ma ei osanud isegi küsida, et kuidas te võite. Aga täiesti normaalne. See usalduse küsimus on see, et kui sa ütles, on tunne, et meid ei usaldata. On see, et aga miks me arvame, et tapama ja asjad paremini. Näiteks mul meestes selles sellepärast, et tapamajas on hästi palju pabereid. Jaa, aga päriselt ei ole seal asjad päris korras. No jaa, aga see ongi, et see bürokraatia põhimõte on see, et kui paberid või uuel ajal elektroonilised failid näitavad, et kõik on korras, siis ongi korras. Jah, et siis on korras. Aga kui nagu lihtsalt liha on maitsev ja kõigil, aga paberid ei tõenda, et liha on maitsev ja kõik, siis ei ole korras. Ja me oleme kuidagi sellesse jõudnud ja et ma olen sellega puselnud piisavalt kaua ja aeg-ajalt lihtsalt vahepeal langevad käed rüppe, ei jõua. Aga üks selline tore aktsioon on ju praegu Muhus, kus ka kohaliku liha või tapamaja üles pannakse, et vaatame siis ja õpime. Võib-olla peabki rohkem neid väikseid tapamaja. Ega Hiiumaal nad said ka, kuigi neil on nii hirmus raske ikkagi seda hinda hoida sellisena, et see nagu kohalikul tootel ära tasub, aga ikkagi ta kuidagi toimib. Kuigi Hiiumaale me ka riigi raha sinna juurde investeerinud. Kunagi sai ju tekitatud ka see liikuv tapamaja, mis lõpuks siis pandi Kagu-Eestisse seisma. See jäi seisma sellepärast, et ei ole võimalik heitvett ja kõiki neid asju see põhjendus, sest see pidi ju rändama täiesti. Igal pool mujal on võimalik kusjuures see sama Euroopa Liidu tapamäärus. Sellepärast saigi sellele see raha kunagi suure surmaga välja võideldud. See sama tapamäärus ütleb, et nendele, et kuni ei ole Euroopa Liidus ühtseid reegleid, nendele kehtestagu liikmesriigid ja arvestagu, et halduskoormus oleks väiksem kui suurte tapamäärade. Ja aga raha sai, aga reaktsioonid inimlikuks enam ei saa. Kas Maaülikool on teinud ka mingeid uuringuid, et kuidas ikkagi see nii-öelda kohaliku toote, lihatoote loomine võiks käia niiviisi, et millised need õigusaktid on pudelikaelaks, mida võiks parandada, kas on tehtud mingeid uuringuid? Ma ei ole küll kursis, et oleks tehtud. Aga võiks olla. Vähema asja tegema. Ei, ma mõtlen, see on hoopis teine asi, see on nagu õigusanalüüs ja seda ei ole tehtud, tähendab, on tehtud mingit hügieeni poolt ja kuidas väärindada saadusid, aga toimimise mehhanismi ei ole. Küll kõik olime sellest teadlikud, aga veel kord konstanteerisime ühte konkreetset pudelikaela, mis seda kohapealset väärtuse loomet, mõtlen siis liha väärtuse loomet pidurdab, aga enne kokkuvõtete tegemist ma hüppaks ühele teemale korra veel, mis käis siin täna ka saalist läbi Ennu küsimise pinnalt, aga et kuidas lahendada seda igipõlist mets versus niit küsimus, millega ilmselt ka kõik vähemalt kaitsealade omad või Natura metsas loomapidajad on sellega kindlasti kõik kokku puutunud ja rohkem kui korra. Ma võin ainult kommenteerida, et isegi Islandil kakeldakse selle pärast, kuigi keegi pole Islandi metsas midagi kuidas seda küsimust lahendada, sest see nagu nii-öelda Ennu näide, ma võin siia näitele tuua täienduse omast kogemusest, et lisaks kõigele sellele, mida sa just kirjeldasid, oli konkreetselt tükil tehtud veel inventuur ja öeldud, et see on taastamisväärne siis nende alusuuringute põhjal.
aga see juriidiline konflikt nende kahe küsimuse vahel jääb ju endiselt alles. See on see teema, et kui seda oleks teinud RMK, siis see oleks juba ammu tehtud. Aga see on just eraomandi teema, sest RMK ju taastab väga paljusid neid kooslusi, võtab need sama ongi. Aga võib-olla keegi kohalikest oskab seda kommenteerida seda konkreetselt näidata. Kes keegi oskab ma võiks nii palju ka Keskkonnaameti poole pealt kommenteerida, et ma arvan, selle võiska taga olla, ma ei tea konkreetset juhtumit, et selleks peaks kaardi lahti võtma ja tõesti vaatama seda kõiki, et mis seal olla võis, aga meil on vaja tagada hooldus ja nii-öelda seda kõlliku muutust ei saa teha, kui ei ole neid nii-öelda neid hooldamise lepinguid teha. Aga hooldamise lepingut ei saa ju enne teha, kui metsakõllikule ei saa. Ei no selles mõttes, et see taastamisraiet lubatakse, raadamist lubatakse siis teha, kui ikkagi ta läheb nagu nii-öelda ametlikult PLK taastamisse. Ja, aga seal oligi PLK, ma sain aru, et see oli puuskarja. Ja see oli lepik, hall lepik oli. Selles mõttes, et lihtsalt ma saan nüüd aru, et ta oli küll puiskarjamaaks inventeeritud, aga kuna see oli hall lepik, siis ta oli nii madala kvaliteediga, et sinna ei oleks riigi raha jätkunud ja selle tõttu ka ei lubatud. Ma ei oska seda tõesti selle tüki pealt, see oli mingi 0,1. Aga lepime niimoodi kokku, et see teema siin Lahemaa inimesed võtavad lubi alla ja selgitavad ära. Ta polnud inventeeritud PLK-ks, ta polnud sellel registrikaardil, ta on ajaloolise maakasutuse maakatte analüüsi kaardil olnud kuni 70. lõpuni avatud maastik, seesama Valge ja Aasude Luha Heinamaa. Aga ta pole sellel ametlikul PLK-de, taastatavate PLK-de, ta pole inventeeritud. Ma tahaks öelda seda, et kui 2014 hakati tegema kaitsekorralduskava, siis ma andsin sooviavalduse nende tegemiseks. Täna on 2018. 4 aasta jooksul ei ole keegi vaadanudki sinna poole ega üritanud menetleda seda. Ma võtaks selle, minu arust siin nii Ennu, Imbi kui Diana näitel on see, et peab ikka olema kannatust, et neid asju tegelikult ellu viia, eks ole. Et see on kindlasti ka üks pudelikael, miks võib-olla ka uusi nii suure kannatusega inimesi ei leidu igapäevaselt, kes ajavad aastaid ja aastaid sama asja. Et see on võib-olla see, mida siit kaasa võtta, et see peaks kuidagi lahenema. Ma üldse ei vaidle sellele, et see on probleem, aga ma siiski arvan, et see, et noored ei tule peale, tuleneb põhiliselt ikkagi teistest põhjustest. Aga see on kindlasti probleem, mis praegu oli, et aga meil on üks häda. Ma ise omal ajal töötasin juba üsna palju erinevate looduskaitseliste andmebaasidega. Ja mure on ikkagi selles, et me kipume olema liigselt andmebaasi usku, me hakkame nendest tegema pühakirja. Andmebaas on üks töövahend, aga meil kuidagi kipub olema nagu väga paljud otsused on, et kui mingit asja ei ole mingisuguses andmebaasis, mis on nagu kuidagi kas ametlikult õigusaktiga kehtestatud tihtipeale, aga lihtsalt vaikimisi loetakse, et see on nüüd selle otsuse juures see põhiline andmebaas. Ja kui sind seal ei ole, siis sind pole lihtsalt olemas. Et me peame ikkagi arvestama sellega, et ühest küljest me peame töötama selle nimel, et oleks võimalikult head andmebaasid. See on arusaadav, andmebaasid on väga olulised töövahendid, aga teisest küljest ikkagi ei saa andmebaasist teha pühakirja, sest mitte ükski andmebaas mitte kunagi ei ole täiesti veatu. Et see on lihtsalt vältimatu, andmebaasides on alati vigu, me loomulikult peame püüdma sellele, et neid ei oleks, aga neid ikkagi on seal. Et selles suhtes nagu andmebaase tuleb kasutada, see on kõik väga õige, aga natukene vähem religioosne võiks olla suhtumine andmebaasidesse. Mina siiski tahaksin, ma ütlen siia vahele, mina tegelikult tahaksin ikka pigem kiita seda keskkonnainimest, kes käibki praegu toetuste taotlemise ajal reaalselt neid põlde mööda ja parandab järjest muudkui vigu ja mõõdab, et tegelikult on see päris suur töömaht ja seda teeb üks ainuke inimene väga suures piirkonnas. Et see ei ole nagu mitte selle taga kinni, et siia inimene ei jõua, vaid see on hoopis kaugemal, see on mingid tähtajad, mingisugused asjad, miks neid maid tehakse üks kord aastas, eks ole, see on nagu nii kaugelt hakkab see asi peale kuskilt, aga et siin sa saad hakkama küll, lihtsalt need on hoopis teised regulatsioonid, mingid
noh, mis meie probleemid ongi see, et sul on üks programmperiood, kus sul on omad need mingisugused muudatused lubatud, siis tuleb teine programmperiood peale, seal vahel on hoopis teistsugused muudatused, sa pead selle kõigega kursis olema ja no lihtsalt mingisugune hetk see enam ei jaksa. Et ei ole see nagu kohalike inimeste teema. Tegelikult oleme me kõik ühe asja eest valmis, mina küll siin lähemal tunnen seda, et noh, pigem tuleb ikkagi Keskkonnaamet mulle appi, ikka pigem see on, et kui on ikkagi vaja, et siis nad tulevad ikkagi appi, ja kui on vaja meil kehtestada siin lauda detailplaneering, siis tõesti, kuigi oli ette antud 30 päeva vastamist tähtaeg, nad tegid selle 29. päeval ära. Noh, sellest on niimoodi jah, et väiksel pealekäimisel, aga see ei ole mitte kohalik, vaid see on nagu seal järgmine tasand, eks ole, et selles suhtes, et ma ei saa öelda, et see koostöö ei tööta, et see oleks nagu selle taga kinni. Aga need on Põllumajandusamet ja Keskkonnaamet ja vot sealt nagu hakkavad need asjad juba kerima, et mitu ametkonda ja ühele tootjale on nad sul, no ja siis on PRIA, Vet- ja Toiduamet, et neid asju on lihtsalt nii palju ja igaühel on natukene teistsugune lähenemine, natuke erinev kaart on poollooduslike kooslustega, mahetoetustega või siis on see pindalatoetustega, igaüks on erinevad asjad, igaüks on erinev kaart, erinev kiht. Ja siis, kui sul on juhtumisi veel 2 erinevat PLK-kihti, eks ole, on eelnevatel aastatel taotletud põllud ja vot siis sa võidki teha seal vahel lapsat. No, aga see ongi see sama, mis ma ütlesin, et me kipume andmebaasidest tegema jumalat. Igal juhul, vot see on. Et andmebaasid on väga tähtsad, aga nad ei ole jumalikku päritanud. Aga ma nüüd kokkuvõtteks teeks sellise ringi, et paluks igal ühel öelda meie tänase seminari teema võib-olla kõige olulisema sõna ja tuleviku kohta. Siit algas juba see minu arvates ka väga oluline rõhuasetus noore põlvkonna nii-öelda siis kaasamise või kõnetamise või kuidagi sellesse väärtuse ruumi nii-öelda toomise ideega, et mida peaks tegema selleks, et oleks tulevik, et ei võsastuks, et karjakasvatus säiliks nendel väärtuslikel põllumajandusmaadel ja et järgmine põlvkond sadudeks. Mis oleksid need kõige olulisemad asjad, mida peaks tegema või tegema teisiti? No selles mõttes, et ikkagi ma tulen natuke tagasi selle sama asja juurde, et ääretult oluline on, see on küll bürokraatlik ja vastik ja keegi ei jaksa sellega tegeda, aga ääretult oluline on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika reform. Sellest paraku sõltub päris palju, mis hakkab juhtuma maapiirkondades. Aga no, hästi laias perspektiivis, ega ikka kui lapsi ei ole, siis ei tule neid ka maale, nii et ega põhimõtteliselt see on ikkagi nagu mingid üldisemad protsessid. Ma liiga pessimistlik ei tahaks ka olla, et ikkagi meil see sündivus õnneks päris nullis ei ole ja maa ikka päris tühjaks jäänud ei ole ja jällegi kui võrrelda ka seda karjakasvatust poollooduslikel kooslustel võrrelda sellega, mis oli veerand sajandit tagasi, siis tegelikult on toimunud edasiminekuid, nii et võib lõpuks võib-olla Jaan Tõnissonile omistatud sõnadega lõpetada minu poolt, et kes ütles, et meil peab kerge olema. Mina tõesti küll ei oska midagi öelda. Kohe mõtlen, et mis see võiks olla ja ma nagu ei näe. Tegelikult on kõige taga ikkagi inimeste oma tahe ja ma ei oskagi öelda kodukoha patriotism ja noh, mis iganes, eks ole. See, kes tahab, see teeb. Ükskõik kus kohas, et maal, linnas, mida iganes, eks ole. Et see on nagu see, et rohkem ikka sädet hinge ja seda teotahet, et pigem see, ma arvan, et ükski riiklik meede nagu ei pane inimesi tööle, ei pane tegema maatööd, ei pane maale elama, et me ise peame ikkagi seda teha tahtma ja noh, vahete vahel on see, et mida vähem regulatsiooni, noh, et see on nagu küll nagu tore, aga lihtsalt see on niisugune unistus, nii et ma ei tea, mis riik lapsi sünnita, see on täitsa tõsi. Et nagu Alex ütles, et Euroopa põllumajanduspoliitika peaks muutuma, meil peaks olema arukus seda mõistlikult siin ka rakendada Eestis, et see uus rahastusperiood ikkagi oleks parem ja mõistlikum ja keskkonnasõbralikum, et ma loodan selle peale, aga see on sõnum, mis ma kaasa võtan, et ma võtan ka positiivse noodi kaasa, et on tore näha, et on üks entusiastlikud inimesed, kes seda kohalikku elu arendavad ja noh, see on niisugune hea materjalile ka tudengitele, et kuidas tegelikult Eestimaa elu toimib ja kui loodusrikast ikkagi on, et see on tegelikult see
kohalike kogukonna tugevuse tekke on väga positiivne ja on eesvedajaid ja on koostööd ka riigisektoriga väga hästi, et on asi on nagu paremaks, et isegi küsitlused näitavad, et mitte Saar-Koll, aga meie uuringud, et inimeste suhtumine on muutunud ja see on positiivne, et kui 2 aastat tagasi tegime siis Lahemaal ja oli olukord halb ja ütleme siis Karulas ilmutati looduskaitsjatega lapsi umbes, et nad on halvad, eks ole, ja räägiti Kularov oli kommunistidest ja väga hirmsad lood olid, eks ole, aga see asi on muutunud ja paremuse poole, et ma mõtlen igal juhul väga positiivse noodi kaasa. Jah, meie alustasime talu tegemist ka äärmiselt positiivse noodiga. Et kõik need põlvkonnad, kes seal on olnud, on abikaasa on 10. põlv selles talus ja lapsed on nüüd juba 12. põlv. Ja nad tulevad särasilmini alati maale ja on maal hea meelega. Ja meie oleme ka omal maal ja oma talus väga hea meelega, sellepärast et vägisi me seal ei oleks. Et nii ta on, aga risti jalus ja südame sees on igasugused määrused ja piirangud ja seadused ja käsud ja keelud ja siis tuleb lõpus, kui kõik käsud on täidetud, kõik keelud on ära kuulatud ja tehtud, siis tuleb Statistikaametist 10 lehekülge kirjutama. Ja siis tuleb on vaja oma poollooduslikud maad deklareerida ja siis selgub, et meie tükkide juurde on poogitud naabrimehe tükk ka ja seda maha võtta ei ole võimalik, tule Tartusse või tee mis tahab. Et need on niisugused pealtnäha nagu naeruväärsed asjad, aga need on ristialus. Ja see on selline hirm, mis nagu ühelt poolt halvab või teeb väsitab pigem. Ja teiselt poolt on see, et kui elu ümberringi välja sureb ja ma siiski pean lõpetama natukene negatiivse noodiga, et see sama Kolga Alevik, et seal on alles jäänud ainult tõesti see Ralgatkas poe imitatsioon. Muud asjad on nagu lasteaed on, kool on, aga sealt edasi enam nagu mitte midagi ei ole. Et kõik, mis me kätte saame ainult tänu autole ja see ei ole luksus auto, nagu viimati öeldi, et sõidavad maasturitega oma meeldimas. Et jah, ma olen selle 25 aasta maal elamise jooksul, mu hing hõiskab, kui ma oma talus toimetan, aga kui ma istun arvuti taha või kui ma pean linna minema asju ajama, sest kodu juures ei saa midagi ajada või arsti juurde, siis mul on oma Eestimaa pärast valus. Ma ei tea, et ma provotseeriks natukene, et tegelikult on Eestimaal liiga palju neid kirjasid. Et see peremehe tunne on nagu ära kadunud, see ja vastutus, et kui sa midagi ette võtad, siis pead sellega ka välja tulema, vasta sul juhul on pankrot. Ja see tooks ka sellesse sektorisse turu, mis reguleerib ise hinna. Et kui see hind läheb üles, siis tuleb ka ostjal sellega osta. Mitte, et kuskilt subsideeritakse ja lõpuks ei aita see midagi. Meil on vaba tulg. Jah, no prooviks natuke rõõmsama poole peale. Tegelikult ma oleks pidanud täna hoopis olema Haeska külas, seal on linnulaat ja siis ikka lõpuks otsustasin siia tulla. Ja praegu ma olen väga rahul, et ma siia tulin, sest mulle tundub, et seal Haeska linnulaadal ma tahtsin rääkida ajaloost, et kuidas siis vanasti linnujahti peeti seal Haeskas. Aga nüüd ma tunnen, et ma olen võib-olla olnud tulevikus ja tulevikus olemine on ka väga huvitav. Küll mitte seal meie kandis, vaid siin kandis, aga eks see on kõik üks väike Eestimaa ja Eestimaa tulevik. Nii et mul on väga hea meel, et ma siin täna osalesin ja ainukene, mida ma oskan soovitada on see, et kuigi meil on raske, aga naeratame ikka, et oleme rõõmsad. Et siis võib-olla lapsed ka vaatavad, et see töö nii raske ei ole. Meie käest on alati või tähendab väga sageli küsitakse, et kas te õhtuks lähete ikka linna tagasi, kui grupp hakkab ära minema, siis et meie ei lähe linna tagasi täitsa kindlasti kohe, ei õhtuks ega ka eluõhtuks.
ja küsitakse ka, et aga et noh, mis siis saab, kui te enam ei jõua, siis me oleme otsustanud kindlalt, et müüme oma lambad maha, kui lapsed ei taha ja ostame paar kasti head veini ja oleme elu